Tere! Tänase loengu teema on keeruliste kütte- ja ventilatsiooni jahutusprojektide realiseerimine. Täna siis räägime mitte energia tootmisest ja mitte energia transpordist, vaid räägime tarbijast ehk vaatame hoonest väljapoole. Vaatame, mis hoone sees toimub ning kuidas siseosa puutub kokku koos välisosaga. Mis on probleemid tarbija kontekstis ja mis on erilahendused. Natuke räägin ennast. Minu nimi on Kirill Jermilov. Ise olen kütte, ventilatsiooni jahutuse insener. Tegelen antud valdkonna projekteerimisega ligi 16 aastat. Olen Virtex OÜ firma asutaja, omanik ning vastutav insener. Virtex tegeleb juba rohkem kui 13 aastat ja asutatud ettevõte 2007 ja aktiivselt turul on 2010. Oleme teinud projektid nii Eestis kui ka siin naaberriikides. Ühesõnaga oleme tegelenud nii Eestis kui ka naaberriikides. Eks oleme teinud nii kõrghooned, uilad, laborihooned kui ka Rootsi objektid ehk oleme põhimõtteliselt tegelenud siseosa projekteerimisega ja väga suurtel objektidel. Ja täna räägime konkreetsete objektide näitel kõigepealt soojasõlmedest ja kaugjahutuse sõlmedest, kus toimub põhiline kokkupuude sise- ja välisosa vahel. Objektid nii Tallinnas, Tartus kui ka Pärnus. Esimene objekt siis on konkreetne Tallinna objekt, mis on energiavajadega kütte- ja jahutussüsteemi. Teemaks on energiavajade kütte- ja jahutussüsteemi sidumine koos kaugkütte soojasõlmega Tallinnas. Projekti andmed siis projekt on realiseeritud 2014 aastal Tallinnas. Soojasõlm on projekteeritud sisuliselt täisvõimsusele ehk täiskoormusele. Põhiline objektil on see, et objektil väga suur sooja tarbimine, 200 hotelltuba ja siis kütte- ja jahutussüsteem integreeritud energiavajade põhjal soojuspumbaga. Mis keerulises oli? Keerulises on see, et see on esimene Eestis integreeritud energiavajadega süsteem nii suure võimsusega, et jahutuse pooles oli 450 kilovattit ja siis on 150 kilovatti kütte pooles. Ei olnud igasugust projekteerimisjuhendit ja muu materjale, mille põhjal tugineda. Nii, siin on süsteemi põhiparameetrid, et tegelikult on hoones on 2 täisautomaatset soojasõlme, üks on hotellile, teine on kasinole ehk kogu soojusvajadus ja soojusvõimsus on 2,7 megavatti umbes oli. Ehk kasino soojusõlm on väga väike, aga see töötab kogu aeg, samamoodi ka hotelli osa soojusõlm. Aga nagu näha on põhiline on hotell, et rohkem kui 2 megavatti on kogu võimsus. Ehk soojast tarbevesi ja ventilatsioon on põhilised tarbijad. Mis on energiavain? Energiavain on sisuliselt vertikaalne maasoojuskolektor, ainukese erinevusega, et see asub siis hoone all, mitte õues, kus saab akumuleerida ka päikesesoojust. Ütleme, et päikesesoojust ta ei saa akumuleerida. Ja sellega ongi eripärad, et eripära seisneb selles, et ta peab
suvel võtma, suvel panna soojus maa sisse ja siis talvel võtab seda soojust välja ja see bilanss peab olema pikaajaline niimoodi, et ta ei võta maa seest suvel või talvel nii palju soojust, et siis 10 aasta pärast soojust juba nagu maa sees ei ole. Mis see energiavahe kujutab ennast, siin on, ma panin väike pilt, et tegelikult see on U-kontuur, siis on olemas erinevad variandid, kas 1 või 2 või 3, nagu siin on näha, aga siis siin jookseb piiritusvedelik, ehk mis ei külmu ja siis võtab soojust maa seest välja või siis immutab soojust sisse. Kõige keerulisem ülesanne oli määrata siis võimalikud kütte- ja jahutusvõimsused, mis on vaja kogu hoonesüsteemi dimensioneerimiseks. Kuna väga selget juhendeid ei leidnud, siis tuli väga palju vaeva näha. Aga ma loodan, et varsti peab üks doktorant kaitsma doktorkraadi meil Eestis ja siis tema doktortöö tulemusena tuleb siis väike juhend, kuidas on lihtsalt määrata seda soojus- või jahutusvõimsust energiavahest. Ehk mina, kui lugesin mitu teadusartikleid ja materjale, siis hea meeldel võiks öelda, et sellesse läbimõõdu vahe puhul, mis on peaaegu pool meetrit, natuke rohkem kui pool meetrit, siis saab soojust võtta umbes 48 vatti paja vahe pikkuse kohta. Ja siis lõppude lõpuks on hoone all on umbes 82 aktiveeritud vaja, piiritused täis, võimsused kujunesid niisugused, et meil on sisuliselt oli projekteeritud kolm režiimi, kütterežiim talvel, passiivne jahutus, see on niisugune üleminekuperiood, ütleme nii, kui jahutus on vaja ja maa on sisuliselt ka alla 10 kraadi. Ja siis aktiivne jahutus, et kõige suurem võimsus kujunes on aktiivse jahutuse puhul, kuna jahedam maapind saab immutada soojust paremini. Et siin on näha ka võimalikud maksimaalsed võimsused, mis on arvutuslikult on võimalik saada maa seest erinevatel režiimidel. Hoone kogu süsteem, soojuspumba süsteem siis kujunes välja nii nagu pildil on näha, ehk siin on meil soojuspumb ise, siin on passiivne jahutuskontuur, siin läheb maa sisse, siin on siis jahutus, akumulatsiooni mahutus, siin on kütte akumulatsiooni mahutus ja siin on, ütleme tagavaruks või niinimetatud ekstreemolukordadeks siis on veel dry coolerid. Et siin on näha, et kütteosa on seotud ka kaugkütte osaga ehk soojusõlmega sekundaarpoolel. Ja eripära on selline, et hooned fangkoolide jahutussüsteem töötab ainult energiavahedega soojuspumba põhjal. Ehk lisaks on veel teine külmajaam, mis on ventilatsiooni tarbeks, aga see töötab siis, kui välistemperatuur on üle 15 kraadi. Nii, siin on siis hotelli soojusõlm, nagu mina mainisin, on tegelikult hoones on 2 soojusõlme, üks on hotelli soojusõlm, teine on kasino oma. Hotelli soojusõlm on siis 4 soojusvahetega. Siin on niinimetatud spa soojusvaheti, siin on
siis ventilatsiooniküte, siin on fankoolide küte ja soe tarbevesi. Siin on näha ka sidumine soojuspumbaga. Ja kasino soojusõlm on väga lihtne, selle poolest, et on 3 soojusvahet ja klassikaline skeem. Siin siis räägin nagu soojussõlme integreerimisest soojuspumbaga. See on jälle nimetatud natuke leiutis, aga materjali väga palju ei olnud tol ajal. Siis on sisuliselt ta on seotud tagasivoolul ehk fankoolide küttesüsteemis tagasivool läheb läbi soojuspumba soojusvahet ja kõik see, mis on soojuspumbas paagis saada, siis ta annab üle ehk soojendab üles tagasivoolu. Aga nagu mina mainisin, see on niinimetatud vana lahendus, eks juba 6-7 aastat tagasi välja töötatud ja ta ei ole kõige parem lahendus kaugkütte kontekstis. Ja siin kaugkütte ettevõtete seisukohalt, ütleme nii. Ja miks? Sest ta kasutab kaugkütte järelkütte režiimis. Ja nagu te teate, et eelmisel aastal on ilmunud uus soojussõlmede juhend ja niisugune mõiste nagu tõhus kaugküte. Ja selle järgi siis meil on toodud ka nimetatud väike skeem, kuidas siis alternatiivsed kütteallikad ühendada kaugküttega. Ja siis on kirjas, et alternatiivne soojusallikas peab olema ühendatud soojussõlmega viisil, mis välistab kõrge kaugkütte tagasivoolu temperatuuri. Ehk kaugkütte kasutamine järelkütte režiimis sisuliselt on keelatud selle uue juhendi järgi, mis on arusaadav. Aga nagu mina mainisin, tol ajal ei olnud igasugused juhendid üldse olemas. Et mis oleks võimalik siis tänase päeval ühendusskeem sama süsteemi puhul on siin Soome kolleegidel niinimetatud võetud ja kujutatud, et siis on sisuliselt ütleme fankoolide või ventilatsiooni ehk põhilise kütte jaoks on selline skeem soovitav 3D ventiiliga ja soojusvahetega, mis nad kasutavad sisuliselt paralleelselt mõlemad kütted. Ja siis on sooja tarbevee puhul on soovitatav niisugune skeem, mis on sisuliselt 2 soojusvahetega sooja tarbevesi, kus on tagasivool siis pealevool jahtub esimeses soojusvahes ja siis ka teises soojusvahes ja nende vahel siis on veel lisaks alternatiivse soojusallika, ütleme, tootmine, soojusvahedi. Eks see on sooja tarbevee puhul. Nii, mis on selle objekti eripära veel suur, nagu mina mainisin, suur sooja tarbevee võimsus või tarbimine nimetatud ja siis on kasutatud ka niisugune skeem soojavee paakidega, mahutiga ehk 3 mahutit on järelühendusega, et iga üks mahuti on 2,5 kanti vett täis ehk vesi liigub ära vaadake need ristid on nagu ajutised, et remondiks või siis hoolduseks, et oleks võimalik nagu iga üks
mahud eraldi ära võtta. Et tuleb mainida, et suurema mahuga valmis terasest mahutid tegelikult ei tooda, sellepärast need on pannud niimoodi järjest, ehk külmvesi liigub siin ja siin siis käib siis soojendamine niimoodi läbi esimessoojusvahet ja siis järjest nii. Lisaks kaugküttele, mis on kaugküttesoojusvahet ja võimsus on 800 kilovatti, päris suur võimsus, aga lisaks sellele on ka pakkidel on, igas pakis on 50 kilovatti elektriküttekehad veel juures. Juhul kui midagi kaugküttega juhtub ja tegelikult ka ükskord juhtus, nagu mina sain tagasiside utilistest, et nagu kaugkütte oli välja lülitatud, aga hotelli operaator ei ole märganud, et midagi on juhtunud, kuna elektritennid töötasid ja õige pakide maht oli valitud. Siis üks teine objekt, mis asub Pärnus, see on siis eelmise aasta projekt tegelikult ja see on ka soojuspumbaga integreeritud, kus siin on näha, see on soojuspumba pool ja siis ühendus kaugküttesõlmega toimub siin, sisuliselt kaugküttesõlm on klassikaline 3D ventiliga, nagu uus juhend soovitab. Siin siis läheb küttekantuurile, kui seda vaja, kui vaja ei ole vaja, siis on tarbeveepakides akumuleeritakse seda soojus ära. Üks kolmas objekt on kõrghoone, väga klassikaline soojussõlm. Et siin on 2 tsooni sooja tarbevee jaoks, kuna hoone on kõrge, 20 korrust, siis on 2 tsooni ka kütte jaoks ja üks tsoon on siis parklakütteks. Eripära on see, et siin on kasutatud vaakumdegasaatorid, siis üha rohkem on suurematel objektidel, nagu praegu paigaldatakse vaakumdegasaatorid või siis kompressoriga või pumpadega rõhu hoidmissüsteemid, mitte klassikalise membraanpaisupakidega või kottpaisupakidega, vaid kas kompressoriga või pumpadega. Ja üks näide on ka hiljuti, üks objekt on bürohoone, kus on kütte oli aktiivsete jahutustaladega või palkidega ja küttejahutuspalkidel on see eripära, et see on väga madal soojuskandja temperatuuri graafik. Miks see on 36-33? Miks? Sellepärast, et mida madalam jahutuspalkide temperatuur, siis siin on näha rehva juhendis, et efektiivselt toimub kütte ja ventilatsioon. Näiteks siin on ehk pealevoolu temperatuur jahutuspalkide puhul on 55, välja tuleva õhu temperatuur on 38 kraadi ja sisuliselt tekib väga suur gradient ruumi ulatuses, et üleval on siis soe õhk, all on külm, kuigi kütte on, aga inimese võib öelda, et tal on ikkagi külm. Soes on, aga võib tunda, et nagu ei ole, kuna üleval on väga soe, all mitte. Ja siis samamoodi see puudutab ka ventilatsiooni, et see õhuvahetus ei ole ka efektiivne, et see värske õhk võib-olla ei ole nii hästi lange allapoole ja nii hästi ei segu. Ja siin üleval on siis näha, kui on pealevoolu, kütte pealevoolu temperatuur jahutuspalkidel on 36 kraadi ja siis see toimub väga efektiivselt. Ja siis sisuliselt nagu seda rehva guidebooki järeldus olen sellele, et
et see toimub väga hästi, kui see pealevoolutemperatuur on 35 kraadi ja siis väga väiksed jahutuskoormused, küttekoormused, on hoonel ja see tagab väga hea sisekliima. Kokkuvõtte siseosa projekteerija poolt soojussõlmede puhul on siis selline, et esiteks üsna rohkem kasutatakse madala temperatuuriga soojuskandjat hoonetes, ehk nagu näha on jahutuspalkidel, see on 36 kraadi, siis kaasaegsete majade ruumide küttekoormus on tavaliselt juba alla 30 vatti ruudule enamus juhtudel. Kuna majad on kõik energiatõhusad ja soojapidavad ja eriti suurt tähelepanu tuleb pöörata alternatiivsete soojusallikate ühendusskeemidele, et see tagaks madalama primaarpoolse temperatuuri, ütleme nii, mis on soojusettevõtte huvides, ütleme nii. Siis uute materjalide või lahendused ilmnemisele turul, siis tuleb teha koostööd nii projekteerija kui ka kaugkütteettevõtte pool, ütleme nii, et väga paljudel juhtudel on ehitussektor on väga konservatiivne ja teeme kõik mõned asjad, mis on proovitud 10 ja rohkem aastat, aga tegelikult peame alati vaatama, mis uut toimub ja kuidas seda rakendada. Ja üks väike tähelepanek on selline, et eelmisel aastal on siis ilmunud uus Eesti Vabariigi valitsuse määrus hoone energiatõhususe miinimumnõuded ja siis vastavalt sellele määrusele nüüd on sisse kirjutatud niisugune nõue, et energiatõhususe jälgimise võimaldamiseks hoone tuleb varustada energiaarvestitega ja siis on siin kirjas, kus ja kui palju tuleb siis need kasutada, tegelikult siis ventilatsiooni õhu soojendamiskontuur ja ruumide kütte soojusenergia tuleb mõõta ja siis soojatarbevesi välja arvatud väikeelamu ja siis teised parameetrid on seotud elektriga, ütleme nii. Vaatame edasi, kaugjahutus. Praegu räägime kaugjahutusest veel, et siin pildil on kujutatud, ütleme nii, Soome Helsingi linna kaugjahutuse niinimetatud skeemike, kus on kasutatud ka merivesi. Ja põhiprobleemid kaugjahutusega Eestis on see, et see on uus süsteem ja sisuliselt meil ei olegi praegu ühtegi eestikeelset ühendmaterjali selle puhul. Kuna me räägime praegu konkreetsest objektidest, siis meil oli siin üks konkreetne objekt Tartus. See on siis kaugjahutusega õppe- ja kontorihoone Tartus. Kuna eestikeelset materjali ei olnud, siis kasutasime soomekeelset materjali, ma panin kirja, mis nad on. See on üsna hea materjal olemas. Kasutasime seda, et siin on siis projekteeritud hoone, ütleme, põhiparameetrid jahutuse poolest hoones olid jahutustalud ja fankoolid, siis on ventilatsiooniseadmete jahutuspatareid, servidiruumide jahutust ja siis väiksed lokaalsed jahutussüsteemid, mis sisuliselt ei kuulu kaugjahutussüsteemi. Ehk siin on näha ka soojuskandja parameetrid, mis on, ütleme, ka kõrged võrreldes nagu klassikalise jahutussüsteemidega.
kogu võimsus siis oli peaaegu 900 kilovatti ehk peaaegu 1 megavatt. Siin on tehnilised tingimused, mis tuli Fortumi poolt. Ja väga klassikaline, ütleme nii, et midagi erilist ei ole. Ehk suvisel ajal nad tagavad 16 kraadi ja tagasi tahavad rohkem kui 16 ja siis muul ajal ehk sügisest kevadini on kirjas, et pealevoolutemperatuur on vähem kui 8–10 kraadi, mis on mõistetav ja täitsa loomulik, kui on meil jahutuspalkidega süsteem, mis kasutab kõrgema jahutus pealevoolutemperatuuri. Siis lõplik lahendus kujunes niisuguse nagu hotelli energiavaesüsteemi skeem. Meil on siin põhiliselt 2 vahetit, üks on ruumide jaoks, kus on ventilatsioon ja jahutuspalgid ja teine on siis serveri jaoks, mis peab töötama siis just aastaringselt. Nii, üks tähelepanek, mis ma Soome kolleegidelt nägin, on see, et tuleb eriti tähelepanu pöörata primaarpoolel ventiilide valikule, sõltuvad kaugjahtussõlme võimsused, ehk siin alla 150 kilovatti tuleb valida 2 ventiili, üks on 1/4, teine on siis 3/4, siis vahemiku 150–300 kilovatti, siis on 1/3 ja siis 2/3 ja siis meie varianti puhul on siis on 3 ventiili, aga meil ikkagi Fortum soovitas ka 2 panna. Nii, siin me vaatame siis kaugjahtuse sõrme ühte poolt ehk ruumide jahutus. Siin on meil ventilatsioonitarve ja siin on jahutuspalgide tarve. Siin ma panin kollasega siis suvine olukord, kuidas see süsteem töötab. Süsteem töötab järjestikuna ehk niimoodi, et kõigepealt 8 kraadi läheb läbi ventseadmete suvisel ajal natuke erinevad vooluhulgad ehk veekogused, siis siin ka teine pump. Selle 3D ventiiliga kontrollime siis pealevoolutemperatuuri. See lahendus, see jälle siin on ristiga punasega, see on ajutine ühendus, mis on normaalselt asendil suletud, et kui midagi juhtub, siis saab, see on remondi ajaks või muu mitte normaalsel olukorral, see kastajaks vesi ikkagi läheb niimoodi ja siis tagasi. See tagab seda, et meil kõigepealt vesi jahtub ventilatsiooniseadmetes ja siis läheb edasi jahutuspalkide süsteemi ja tagasivool meil on kõrge sellepärast. Graafikut on näha, et meil on pealevoolutemperatuur T1 anduri järgi on siis suvel on alates 15 kraadist on siis ta on 8 kraadi ja siis ülejäänud aasta ajal on siis 15. Nii, kevad ja sügisolukord, kui meil ventilatsiooni ja jahutust ei ole vaja, ehk on väljas on 15 kraadi või allapoole, siis meil vesi ringleb, avatakse niinimetatud tagavaraventiil ja vesi läheb otse jahutuspalgide süsteemi, kus siin kontrollitakse jälle kondensaadi vältimiseks ka pealevoolutemperatuur. Eks see on praegune olukord ka tänase ilmaga, ütleme nii. Veel on väga huvitav teema on see, et siin hoones on
rakendatud niinimetatud avariijahutussüsteem. Et esialgse projektis oli niimoodi, et kuna serveris on vaja dubleerida jahutus, et kui ühega midagi juhtub, siis peab olema alternatiiv. Esialgses projektis, põhiprojektis oli tavaline kompressor külmajaam katusel, lisaks siis siin on tellija soovil ja siis ka ehitaja huvides oli, ehitaja soovil, ütleme nii, oli pandud avariijahutus tarbeveega, mis on sisuliselt ka Soomes kasutatav lahendus, et avarii olukorras me kasutame jahutuses külm tarbevesi. Ja ehk siin on see meie serveri jahutusskeem, siin on siis primaarpool, soojusvaheti, 2 pumba, 1 tagavaraks, ringleb vesi, hoiab temperatuur, ventiiliga reguleeritakse pealevoolu temperatuur. Ja nüüd, kui meil midagi juhtub kaugjahutussüsteemiga, siis lülitakse niinimetatud avariijahutus, ehk selle anduri järgi kontrollitakse temperatuur, kui on liiga kõrge, ehk me ei saavuta vajalikku temperatuuri, siis lülitab avariijahutusrežiim, kus lastakse lihtsalt tarbevesi välja ja siis tagasi ta läheb kanalisatsiooni või EMA-ikke, vahet ei ole, aga niisuguse lahendusega saab tagada niinimetatud normaalse serveri toimimist lühiajaliselt. Ma ei tea, kui kallis see lahendus, muidugi sõltub kasutusajast, et kui võib-olla tund-kaks kasutada, ei ole midagi hullu, kui kuu aega, siis ta on juba võib-olla kallis, et kui sa lased tarbevesi kanalisatsiooni. Aga see on üsna levinud lahendus Soomes ka. Ehk siin on ka konkreetses objektis mõned pildid, siin on see BMS-süsteem, siin on näha, meil on see ruumide jahutuspool, ja siin on siis serveri jahutus, kus on avariijahutusrežiimiga niimetatud. See on siis meil üks konkreetses objektis pilt jahutuses soojusvahetis, mis on võrreldes kaugkütte soojusvahetega on, ma ei tea, võib-olla 10 korda suurem. Ehk ta on rohkem kui meeter kõrge ole, et 1,5 meetrit umbes, ma arvan. Et nii ta on, see on 900 kilovatit. Ja kuna meil on väga väike temperatuuri erinevus, et pealevool on 6 kraadi ja siis primaarne pealevool on 8, et deltat on ainult 2 kraadi, siis ta on nii suur, ehk seda pinda on vaja, soojusvahetuspinda on vaja palju, ütleme nii. Ja siin on siis see ehitatud kaugjahutussõlm, väljas dry-coolerit ei ole ja avariijahutus ka tarbeveega lahendatud, et lahendus on toimiv. Vahepeal tuli küsimus, et miks seal Emajõe jahutamiseks ei kasutatud deltahooneid, küsimärk? Ma arvan, et siin on mitu aspekti. Esiteks, et kuna see on riigihanke, ütleme, objektile, põhiprojekt seda lahendust ei olnud. Ja põhiprojekti koostaja ei olnud mina, ma ei tea, miks nad ei ole seda kaalunud. Ja siin ehitusfaasis juba oli võib-olla hilja seda lahendada, aga teoreetiliselt see on ka võimalik. Et mida varasemas faasis seda, ütleme, ideega, ütleme, edasi minna, arutada seda ja arendada, seda on nagu suurem tõenäosus, et see juhtub, et kui see objekt on juba ehituses, et siin mängivad rolli juba lepingud, ehituse tähtajad ja muud asjad,
et seda isegi keegi ei ole juba selles faasis mõelnud, aga idee on huvitav, et selles mõttes see kõik on nagu võimalik ka, et noh, lihtsalt tuleb arvestada, siia tuleb mingid võib-olla erilahendused ka, et noh, tuleb kõik planeerida, ütleme nii. Aga siin planeerimiseks juba aega ei olnud. Nii, minu poolt on siis kõik, kas on veel küsimused? Kui sügavad energiavaiad olid puuritud hotelli jaoks? 30 meetrit sügavad umbes, noh, jämedad. Need olid, nagu mina kirjutasin, 82 tükki. 82, jah. Võib-olla mõni vai lülitati välja, kui kuskil võib-olla oli leke või siis noh, siis võib-olla need on natuke, võib-olla 20 töötavad praegu, ma ei tea, aga tegelikult eripära oli selles, et võrreldes Soomega meil on teine pinnas, ehk esialgselt kõik kartsid, et me ei saa nii palju sooja ära võtta, et meil ei jätku seda nii palju sooja, aga see on seotud sellega, et esimesed energiavajad olid Soomes ja Soomes on kaljus pinnas ja muidugi noh, ta akumuleerib soojus ja siis annab välja, aga meil Tallinnas, noh ka mujal Eestis on teine pinnas. Kui me räägime kesklinnas, siis meil on väga suur osa pinnase veed siis liigub, ütleme, Ülemistest mere poole läbi maapinnast ja see kogu aeg temperatuur on väga stabiilne ja tegelikult on pigem teine probleem, et suvel on ta liiga kõrge temperatuuriga juba pinnas. Mitte nii, et ta on liiga jahe. Seda probleemi õnneks ei olnud. Kuidas hindad kaugjahutuse perspektiivi Eestis? Kas saab konkureerida lokaalse jahutusega? Ei, ma arvan, et potentsiaal on suur, eriti Tallinnas, kuna Tallinnas saab kasutada kaugjahutuse tootmisega merevett nagu Helsingis, ehk selles mõttes potentsiaalt, ma arvan, kesklinnas eriti on suur, sest kesklinnas on suured tarbijad olemas ja nendel kõikidel on vaja nagu jahutus. Ma arvan, et see riigi seisukohalt see on ka hea, sest see vähendab primaarenergia kasutust. Et selles mõttes konkureerida kaugjahutusele müüjal tuleb konkureerida muidugi jahutusseadmete müüjatega, see on paratamatu, aga potentsiaal on olemas, et ma arvan, et kui võtta meie naaberriikide Rootsi ja Soome eeskujud, siis nad on ikkagi saanud arendada kaugjahutuse väga aktiivselt ja meil on jah, keskliin, nagu mina mainisin, meil on keskliin ei ole meres kaugel, et kui võtame seda Saaremaa piirkonda, mis tahavad jõudsalt arendada ka linnahaale ja siin on kõik juba lähedal, ütleme nii. Ma arvan, et Tallinna kesklinnas potentsiaal on suur ja Tartus, isegi Tartus, kus ei ole nagu merevett, tegelikult seal nad on kaugjahutuse juba rohkem ära kasutanud kui Tallinnas, ütleme nii. Ehk see näitab seda, et see on konkurentsivõimeline. Ja tuli veel omakorda küsimus, et kuidas hindad madaltemperatuurilise kaugkütte perspektiivi Tallinnas? Et kas saame projekteerida kaugküttevõrgu temperatuuridega 60-30 ning kuidas see mõjutab sekundaarkontuurisüsteeme? Ja muidugi kõik on võimalik, eriti kortermajade puhul, kus ei ole ventilatsiooni, ütleme küttetud, kus põhiliselt meil on juba kõik on harjunud või niinimetatud hea tava on kortermajas on siis põrandküttesüsteem, siis mis on madaltemperatuuriga ja siis jääb nagu ainult soojustarbe vesi küsimus, et
et 55 kraadi me peame tagama, et hävitada legionellat, aga potentsiaal on olemas. Kuidas ta mõjutab primaarkontuuri või sekundaar oli küsimus? Küsimus oli, et kuidas see mõjutab sekundaarkontuuri? Sekundaarkontuuri ta mõjutab nii palju, et meil peavad natuke olema suuremad soojusvahetid ja natuke jämedamad torud, et väga rohkem ei ole. Et ainukene võib-olla tehniline probleem, et jah, kui on väga madalad temperatuuri ventilatsioonikütte seisukohad, me võib-olla ka ei saa kasutada, 50 nagu tarbevesi me saame, aga väga madalamas ka siin tuleb tehniline probleem. Ehk sisuliselt väga palju ta ei mõjutab ainult soojusvahetite suurust ja hinda ja ventiilid, ütleme nii, et rohkem nagu ta väga suurel määral ei mõjuta. Ning tuli küsimus, et kõige huvitavam projekt, mis on praegu töös? Huvitav projekt. Praegu mõned projektid, suured projektid on niinimetatud lõppfaasis, et väga huvitavad praegu ei olegi nagu ütleme nii, et kõik on niisugused rohkem klassikalised projektid, et ütleme, et mõned kõrghooned meil on, aga see on juba niinimetatud läbiproovitud lahendused, et seal ei ole nagu midagi erilist, ütleme tehnosüsteemide poolest. Üks huvitav projekt on, see on siin kortermaja kesklinnas, mis asub Gonsiori tänaval nimega Ambassador. Huvitav on pigem nagu ütleme oma kuju poolest ja arhitektuurses lahendus poolest, mitte tehnosüsteemide poolest. Tehnosüsteemid üsna standardsed seal, et praegu on niisugust väga keerulist projekti inseneri seisukohalt ei ole, ütleme nii. Ja viimased küsimused, kel soovi, siis võib veel esitada. Nii, et tundub, et hetkel küsimus ei tule, et kõik küsimused, mis tekivad siis pärast. Ja võib tegelikult minuga ühendus võtta, siin on kontaktid olemas. Aga tuli veel vahepeal küsimus sisse, et energiavaiad, need võimsusmeetri kohta ei ole päris adekvaatne parameeter vaiade dimensioneerimiseks. Kas selle objekti korral ka energiaanalüüs simulatsioon teostati? Teostati ja liiga palju, võib-olla 3 erinevat ettevõtet midagi tegid. Aga jah, ma nõus, et see tuleb nagu massibalanss siin simuleerida, aga selles mõttes siin on 2 aspekti, üks on energia aspekt, ütleme, ja massibilanss ja teine on see, et kui sa reaalselt soovid dimensioneerida süsteemid, sul vaja nagu kõik dimensioneerida, siis peab võimsuse dimensioneerida. Et ütleme, analüüsid tehti võib-olla isegi 3. 1 mina ja 2 on väljast. Energiabalanssid olid natuke erinevad, aga kõik enam-vähem klappis, ütleme nii, selle poolest. Et jätkuks oli selle, et millised pinnase omadused arvesse võeti, et kas soojusmahtuvus, soojusjuhtivus, tihedus, respons ja nii edasi, ja kas pinnase temperatuur võeti konstantsena või arvestati gradiendiga? Nagu mina mainisin, et siin oli 3 arvutust tehtud ja kõik olid erineva metoodikad. Et üks võttis liiga palju arvutusse, üks tegi simulatsioonitarkvaras, teine tegi lihtsustatud meetodi abil. Siin on olemas spetsiaalselt välja töötatud mingid GHCP tarkvarad, mis arvutavad mahubilansi. Mina ise ei ole selles mõttes kõik need pinnase omadused oma arvutusse võtnud, läksin lihtsustatud teel. Teised tegijad, kes olid siin, tegid rohkem niisugust energiasimulatsiooni ja ma arvan, et nad võtsid ka pinnase omadused, mis oli siin, mis ta oli Savi liif ja muud asjad, aga mina saan aru, et see põhiprobleem, et ühtegi tarkvara praegu ei arvesta, palju sul
pinnases vett liigub ja kuhu pool, palju see pinnase vee bilanss on. Et see ongi põhiküsimus tegelikult, kui nii võtta. Et selles mõttes dünaamiline protsess toimub pinnases, kui sul on kogu aeg voolab läbi seda pinnase mahtu mingi suur hulk vett, siis see mõjutab bilanssi väga palju. Ja võtame siis viimase küsimuse, et kui jahutusseade asub kõrghoones katusel ja lülitame ümber kaugjahutusele, kui keeruline on tehniline ümberlülitus? Sama küsimus ka gaasikatlamaa versus kaugküte. No selles mõttes kõik on võimalik, et lihtsalt jälle mingid oma eripärad, et noh, see tuleb konkreetse hoone puhul vaadata, kus on püstikas, et saab lihtsamini jätkata. Muidugi on võimalik kaks ümberlülitust teha, aga kui keeruline see on, üldiselt ta ei ole väga keeruline, ütleme üldistatud pildis, et mida kõrgem hoone, seda võib olla suurem osa torustiku vaja juurde panna. Muidugi see mõjutab ka paisupaagide mahtu. Ja jälle sõltub paisupaagi staatiline rõhu hoidmine, sõltub hoone staatilisest kõrgusest, et mida kõrgem hoone, seda siis suurem paisupaag sul tuleb või nii edasi, et automaatika muidugi vaja võib-olla ümberlülita, võib-olla mitte, sõltub jälle hoonest. Üldiselt ta ei ole keeruline, aga väga sõltub hoone kõrgusest, ma ütleks nii, et mida madalam hoone, seda lihtsam see teha ja odavam, ütleme nii. Ja kõige lõpuks, et ebaõnnestumistest üldjuhul õpitakse. Milline on teie kõige suurem möödapanek? Möödapanek on tavaliselt on projekteerimishinnas, kui sa ei ole arvestanud kõik asjaolused, aga pakkunud nagu mitte adekvaatse hinna ja siis pead nagu töötama liiga palju tasuda, siis see on nagu võib-olla kõige suurem möödapanek. Tehnilised avariid, mingist miinus sõltuvad vead või noh, kui isegi oled, siis ei ole nii kriitilised, ütleme nii. Et noh, mõnikord on paisupaak natuke aladimensioneeritud, kuna ei ole arvestanud, noh, võib-olla kuskil kogu süsteemi mahtu, niisugused väiksemad sorti probleeme, et kuskil võib-olla, jah, üks objekt mul oli, kus oli väga suur võimsus, jahutusvõimsus ja projektis joonistatud siis õhuseparaator läbimõõdule 250 dn ja tegelikult kui seda joonistad, siis ta on väike, tundub, aga tegelikult see oli mingi meeter kõrge ja läbimõõduga võib-olla pool meetrit ja siis ta ei mahtunud lihtsalt ära. See oli ka niisugune huvitav möödapanek, mis ei olnud võimalik. Et noh, ma ütleks, et see on väga suur, et noh, muidugi ma ütleks, see väga suur möödapanek, ütleme, aga noh, kõige suurem minu jaoks on möödapanekud, kui sa oled vale hinna pakkunud ja siis pead sisuliselt tasuta töö tegema, eriti mingisuguse rekonstrueerimisobjektide puhul või siis on väga keerulise sisekujundusobjektide puhul, sisekujundusega objektide puhul.